tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 11 kuni 17 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädala algab teil siin mõõkade baasiga. Mõõkade baas toob teile uudised, mida teie olete juba väsinud neid uudiseid ootamast. Te olete nii tüdinenud ja väsinud sellest mõttetust ootamisest, aga nüüd see ootamine saab läbi. Ootamisest räägib mulle see karikate 4 siin mõõkade baasi kõrval. Et mõõkade baas toob uudised, mida te olete kaua oodanud, olete lausa väsinud sellest ootamisest. Edasi on teil siin tähekaart. Tähekaart räägib tervenemisest, lootusest, uutest algustest, soovide täitumisest. Midagi sellist, need uudised on midagi sellist ja teil mingid siuksed soovid täituvad või tulevad siuksed head uudised, mis teile väga suurt rõõmu valmistavad. Sellepärast, et ülemises reas viimane on teil karikate äss. Karikate äss on minu jaoks alati olnud külluse karikas. Külluse karikas, mis ajab üle, et teil on nagu nii suur rõõm ja edu ja kordaminekud ja emotsionaalselt olete te nii laetud, et sellest jätkub nagu teile endale tükiks ajaks ja kuna see ajab üle, siis saavad ka teie lähedased sellest osa. No ma ei tea, võib-olla te neile ka oma rõõmusõnumit jagate, võib-olla teete neile midagi head, annate neile midagi head, viite kusagile, kus nad minna ammu on tahtnud. All on teil siin Sauade kuningas ja Sauade kuningas räägibki sellest, et te võite väga palju head korda saata, kui te toetute iseenda tarkusele, sest Sauade kuningas on tark, tema on karismaatiline kuningas, tema on tark ja kui tema ikka võtab need ohjad enda kätte ja hakkab tegutsema, siis te saategi midagi väga-väga head korda saata. Nii et ajab see karikas teil üle ja saategi midagi väga head teha, nii enda heaks kui lähedaste heaks. Et nagu selline väga positiivne, väga rõõmustav on see uudis, mida teie saate, see sõnum, mida see mõõkade baas teile toob. Võib-olla te ootate mingi asja lahenemist ja see lõpuks laheneb ära, kuna täht toob tervenemise ja lootuse ja uued algused. Siis on teil siin ka müntide 3. No müntide 3 minu jaoks, ta on töö tegemise kaart, ta on rahakaart. Ta võib tähendada ka seda, et te hakkate mõnda projekti kirjutama, tulevadki uudised või ja sellised, et nüüd on antud roheline tuli, saan hakata tegema seda, mida olen tahtnud teha. Ootamine on läbi, nüüd hakkame pihta, nüüd teeme selle ära. Oletegi nii õnnelik ja nii rõõmus, et teie see sama külluse karikas ajab üle. Ja hakkategi selle müntide 3 asjaga pihta. Kõigepealt kirjutate selle plaani, mõtlete asjad läbi, saate kõik kenasti kirja. Ja siis tuleb viimase kaardina on siin karikate baas. No karikate baas tuleb rõõmusõnumitega, ta tulebki, kuna karikad on üldse meie emotsioonidega seotud, meie tunnetega ja ka nagu armastusega, armumisega, tunnetega, siis kas keegi saadab teile mingi väga hea positiivse sõnumi, toob teile mingi uudise. Baasid tulevad kõik uudistega. Müntide baas tuleb mingite tööpakkumistega, siis karikate baas tuleb mingite emotsionaalsete uudistega. Ma ei tea, avaldab keegi armastust, tuleb mõni hea muu siuke sõnum, koostöö pakkumine mingis mõttes. Baasid on alati heade uudistega, ükski baas ei tule mingisuguse kurja kuulutava uudisega. Et baas nädala algul, baas nädala lõpus, vahepeal on teil seda ootamist, tüdinenud ootamisest, täht toob tervenemise, külluse karikas ajab üle, väga palju saate head korda saata, tuginedes iseenese tarkusele ja sellele karismaatilisele olemisele, mis teil on. Et vaadake siis ja tehke seda plaani, selle müntide 3 kirjutage üks korralik plaan, see on nagu selline, ma ütleksin, et nagu
uue projekti algus või millegi asja algus, mida te nagu olete ilmselt pikalt plaaninud ja nüüd lõpuks on see aeg käes. Tegutsema hakata, esimesi samme astuma. Astuge need esimesed sammud siis, oodake neid häid uudiseid. Lõpeb ära see ootamine. Te ei pea enam varsti midagi ootama, saate kohe tegutsema hakata. Et ma soovin teile väga-väga tegusat nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.